Tere hommikust! Mul on hea meel, et tänasel varasel ennelõunasel ajal on nii palju huvilisi registreerinud jälgima meie videovalve ja videoanalüütika seminari. Ja mida me siis tänase tunni ja natukese enama aja jooksul teeme? Me oleme oma seminari jaganud kahte plokki. Esimeses plokis me puudutame selliseid üldiseid põhimõtteid, kordame üle, kus erinevad alused ja reeglid tulevad, et pilti edastavate ja salvestatavate seadmete kasutust korrektselt läbi viia. Ja seminari teises pooles räägime siis juba pikemalt videoanalüütikast ja ka sellest, et mis on seal sellised erisused ja nüansid, millega peab arvestama, et mitte siis reeglitega vastuollu minna. Ja nagu ma ütlesin, me räägime ja peatume täna eelkõige siis pilti edastavatel ja salvestatavatel seadmetel, kuna kogu see videoseadmete ja videotemaatika ampluaa on ju hästi lai, et siis me ei peatu täna kitsalt erakasutusel ja isiklikel seadmetel ja kaasaskantavatel seadmetel, vaid ikkagi sellistel statsionaarsetel üldlevinud kaameratel, eesmärkidel, miks täna siis organisatsioonid seda tegevust läbi eelkõige viivad. Aga loomulikult, et päev oleks tummine, ei vii me läbi seda seminari ainult üksi, vaid oleme ka appi palunud Riigi Infosüsteemi Ameti infoturbe intsidentide käsitlemise osakonnast Martin Unduski, kes on küberturbe ekspert ja tema ühineb siis meiega juba mõne aja pärast. Nüüd, kui me korra mõtleme tagasi, et miks me nendest videoseadmetest ja kaameratest siis nii palju räägime, et kui te olete tähele pannud, siis viimasel poolel aastal oleme me erinevat sellist teavitust ja tähelepanu juhtimist sellel teemal teinud. Ja võib-olla see põhiline põhjus ongi see, et üldiselt jälgimisseadmeid tervikuna, milleks ka ju kvalifitseeruvad erinevad pilti edastavad seadmed, et nende kasutamine kujutab kõige sellist intensiivsemat, inimeste privaatsuse või eraelu riivet. Aga samas loomulikult privaatsus ei ole ka absoluutne. Ehk siis see on ka teatud piirid, mis tähendab siis seda, et on täiesti mõistetav, et tuleb eeldada ja on olukordi, kus seda privaatsust mõnevõrra inimeste suhtes siis riivatakse. Ja mida kaamerate kasutus meile, inimestele, kõigile teha võib ja millist mõju ta avaldab, ongi ju selline üldine inimloomus, meie käitumine, meie tunded, selline ebakindlus, teinekord suisa ka hirm. Ja samuti võib videoseadmete väärkasutus olla inimväärikust alandav, näiteks eelkõige juhtumid, kus videoseadmeid kiputakse või soovitakse kasutada näiteks puhkeruumides või mis veelgi hullem tualettruumides. Aga selleks, et saada lühikene sissejuhatuse ülevaade, kuidas selline kaamerate kasutamine inimloomusele mõjutab, milliseid hirme ja tundeid see võib tekitada, oleme sissejuhatavasse avalõiku palunud videosilla vahendusel seda selgitama psühholoog Anna-Kaisa Oidermaad. Kuigi valvekaamerad töökohal on mõeldud selleks, et lisada turvatunnet ja selle kaudu vähendada tööandja stressitaset, võivad neil olla tagajärjed ka töötajate vaimsele ja füüsilisele tervisele. Pideva jälgimise all olemine tekitab küsimusi. Kas mind ei usaldata? Kas ma peaksin veel rohkem ja paremini töötama? Kas ma peaks lisaks ka ennast pidevalt kontrollima, et ma midagi kohatut ei teeks? Nende küsimustega maadlemine tekitab vaimset koormust, mille arvelt jääb vähem ressurssi keskendumaks oma tegelikele tööülesannetele. See põhjustab ärevust ja stressi kuhjumist, mis omakorda võib kaasa tuua nii läbipõlemise riski kui eksimusi ja pingestada suhteid töökohal. Kui valvekaamerate kasu hinnatakse suuremaks, kui nendest tekkida võib kahju, peaks arvestama privaatsuse vajadusega töökohal. Kindlasti peaks olema isiklikku ruumi võimaldavaid nurgakesi, kus on teada, et seal saab olla päris omaette rahulikult.
Niisiis, nagu me kuulsime, on videoseadmete ja kaamerate kasutamisel inimestele väga selge ja otsene mõju. Aga millest siis nüüd kõigepealt alustada? Et kui me selle temaatika püüame siis nii-öelda algosadeks lahti lammutada, et mis on need nagu esimesed sammud, mida peab siis andmetöötleja arvestama, kui ta soovib kaameraid kasutada või ta juba neid täna kasutab erinevatel eesmärkidel, aga et veel kord vaadata üle, et kas kõik on tehtud nii, et ei läheks seadusega pauk sisse. Nüüd, kui me korra mõtleme sellele, et kust need meil muutus andmekaitseline õigusruum ja seda Euroopas. Ja kui me nüüd vaatame neid erinevaid õigusakte, kust me püüame siis leida aluseid, et kuidas ma siis võin nagu kaameraid kasutada, kuidas ma võin näiteks videovalvet läbi viia, siis ausalt öeldes need on täna Eesti seadusandluses väga üksikutes õigusaktides kirjas. Aga see sama isikuandmete kaitse üldmäärus, sest nagu ka nimigi ütleb, need on üldised põhimõtted, seal me tegelikult spetsiifilisi sätteid kaamerate osas ei leia. Ja eks see on ka üks põhjus, mis on täna organisatsioonides natukene sellist segadust tekitanud, veel arusaamatust, et justkui üheselt kuskilt nõudeid lugeda ei ole, et kuidas ma siis ikkagi korrektselt seda tegevust saan läbi viia. Sest andmekaitseõigus täna, kui me vaatame erinevaid norme, ei näe ette otseseid tehnilisi nõudeid, näiteks kaamerate paigaldamisel, milline ja kas ja kui palju võib vaate välja jääda, kui palju kaameraid ma võin kasutada. Seda kõike me otseselt ju ei leia. Aga tänasel seminaril me siis nagu püüamegi nüüd anda vihjeid ja sellised nagu suunised, et kus need alused ikkagi täna tuletada saab ja kust on võimalik ka näiteks täiendavalt peale seminari lisa lugeda. Et nii-öelda tänasele jutule kas kinnitust või selliseid abistavaid näiteid juurde saada. Kogu andmetöötluse ju eesmärk läbivalt on üks. See peab olema eesmärgipärane, inimese suhtes minimaalse riivega ja viidud läbi turvaliselt. Turvaliselt niimoodi, et ettevõtte infovarad ei saaks kahjustatud ja teistpidi ka oleks tagatud turvalisus inimese suhtes. Ja suurim väljakutse kogu selle teema juures ongi see, et kuidas siis avalikkus, inimesed, kõik, mis me täna näiteks tänavatel, kaubanduskeskudes, parkides, ettevõtete büroodes liigume, et kuidas me saame teada, et kas kaameraid kasutatakse, mis on see eesmärk ja ega nende kaamerate komitigi ei tehta midagi sellist, mis võib pärast mulle kuidagi otsest kahju tekitada. Nüüd, nagu ma ütlesin, siis pea 3 aastat oleme pisut teistsuguses andmekaitselises õigusruumis, aga mis oli enne seda? No enne seda oli vähemalt Eestis olukord natukene läbipaistav ja lihtsam, mis puudutab siis kõiki selliseid üldiseid inimeste ja varakaitselisi kaamerakasutusi. Nimelt, kui te mäletate ja meenutate, siis siseriiklikus isikuandmete kaitse seaduses oli suisa selline säte sees, et inimeste ja vara kaitseks võib kaameraid kasutada. Loomulikult, et inimeste õigusi ja huve ülemääraselt ei tohi kahjustada ja kõik see kasutus peab olema ju eesmärgist lähtuv. Ja samuti oli seal selgelt kirjas, et kasutamiseks ei ole vaja küsida siis inimese eraldi nõusolekut, kui ta näiteks teie bürooruumidesse siseneb, vaid seda kasutust sai nii-öelda õigustada otseselt isikuandmete seadusest tuleva nõudega või sättega, mis ütles, et peab olema teavitus tehtud, peab olema teavitusel, ehk siis sellel sildil peab olema kirjas, kes seda kaamera kasutust või jälgimist siis läbi viib, mis on tema kontaktandmed ja milline on siis ka see vastav eesmärk. See oli väga selge, ühene ja see andis ka nagu paljuski sellise õiguskindluse, et ettevõtted oma valvekaamerate kasutust saaksid õigustada. Loomulikult on ja olid siis teatud eriseadused, mis andsid näiteks riigiasutustele, õiguskaitseasutustele sellised eraldi ja täiendavad volitused,
millega eelkõige näiteks korda tagada, korrakaitselisi rikkumisi likvideerida, seda siis näiteks avalikus ruumis, kas tänavatel, parkides, kõik sellistes kohtades, mida siis nagu avalike alana saame käsitleda. Ehk kui me nüüd korra vaatame ühiselt otsa ja kui te nüüd vaatate ka enda organisatsioonis kogu selle temaatikale otsa, siis võib-olla nagu põhilised märksõnad, mida kõigepealt enda jaoks fikseerida, ongi see, et kaamerate kasutamine peab olema eesmärgipärane. Eesmärgist me räägime mõne hetke pärast natukene pikemalt, et millised need eesmärgid siis sellised mõistlikud olla saavad. Loomulikult peab sellisel eesmärgil ma tõepoolest võin ja saan kaameraid siis kasutada, siis hästi oluline osa sellest on minimaalsus. Kaamerate puhul üldiselt salvestamisel sa ei saa otsustada või valida välja, et kui palju ma sellest inimese sellest välimusest kaamerapilti võtan, sest teatavasti inimesed liiguvad ja nad võivad olla kaameras siis kas näiteks osa oma kehaga või terve kehaga, aga põhimõte võib-olla selle minimaalsuse osas on see, et see ala, mida te soovite siis kaameratega katta, kui me nüüd näiteks mõtlemegi turvalisuse eesmärki, et see ala ei oleks nagu väga lai, et näidetena asutuste ettevõtete büroo uste ees, ka tänaval on kõigepealt välisukse ees kaamera, et see kaamera siis kataks eelkõige seda ukse sisenemisala, mitte võib-olla pikalt üldplaanis sellist tänavat tervikuna, siis hästi oluline on see, et kui te olete selle pildi maha salvestanud, ta teil on süsteemides sees, et kui kaua te neid hoiate, neid salvestisi, ehk säilitustähtaeg, jällegi, ei saa nagu olla kuidagi põhjendatud see, et ma hoian neid aegade lõpuni, nii kaua kui asutus või ettevõte eksist. On selge näiteks, et varakaitseliselt see salvestis peab olema ikkagi sellise maksimaalselt hea resolutsiooniga, et võimalusel näiteks õigusrikkumise puhul õiguskaitseasutusele see pilt üle anda, et seda kurjategijat oleks võimalik tabada, ehk siis ta oleks nagu võimalikult detailselt tuntav. Aga samas on ka teatud aladel võib-olla eesmärk hoopis selline, et ma soovin näiteks kaubanduskeskuses või mõnes poes lihtsalt inimesi loendada. Ehk siis et paremini oma ärilisi eesmärke täita, ma pean ju oma klienti tundma. Ehk siis ma sooviksin teada, milliste riiulite juures nad liiguvad, millised on võib-olla nende sellised esimesed valikud poodi sisenemisel ja nii edasi. Ehk siis selleks eesmärgiks näiteks on võimalik see salvestis juba kohe täiendavalt hägustada sellisel määral, et inimesed ei ole sealt väga nagu otseselt tuntavad. Sest kui me nüüd meenutame jällegi seda, et mis asjad need isikuandmed ju on, siis need on kõik võimalikud erinevad andmed, mis annavad meile siis aimu inimese kohta, võimaldavad teda siis kas otseselt või kaudselt tuvastada. Ja kusjuures tähele tuleb ka panna seda, et see tuvastamine ei tähenda mitte kunagi ainult nimeliselt või väga nagu detailselt inimese kohta teabe saamist, vaid see tuvastamine tähendab ka seda, et kui te suudate ühte inimest põhimõtteliselt teisest eristada, et siis on ju ka tegemist isikuandmete töötlemisega. Nii et piisav selline hägustamine, mida tegelikult andmetöötluse termini mõttes võib nimetada ka anonüümimiseks, et lihtsalt on arusaadav, et kaadris on mingisugune kogu, aga tegelikult juba ei ole sealt näiteks võimalik välja lugeda seda, et kas tegemist oli mehe naisega, vana või noore inimesega ja nii edasi. Turvalisusest juba mainisin, seda me räägime mõne hetke pärast ka pikemalt läbi Martini vaate ja ka siis edasi veel ka läbi andmekaitselise vaate. Ja säilitamistähtaegadest ka põgusalt juba juttu tegin, et need peavad olema siis ka mõistlikud, et täna on teatud mõned eriseadused, näiteks põhikoolidel ja gümnaasiumil või siis kasiinodel või ka näiteks turvaseaduses,
kus on siis selle pildisalvestise säilitamine ka seadusesse sisse kirjutatud. Aga muudel juhtudel siis peab andmetöötleja väga selgelt hindama, et mis on see mõistlik aeg, kui kaua tal seda salvestist reaalselt vaja on, et neid eesmärke täita, milleks seda salvestist kasutatakse. Ja nüüd hästi oluline selle kaamera kasutamise puhul ja videoseadmete kasutamise puhul on see, et kuidas inimene saab teavitatud ja saab aru, et tõepoolest organisatsioonil nüüd kaamerad kasutuses on. Ehk te peate arvestama, et inimesel on õigus ka selle salvestisega tutvuda, ehk siis kui inimene on näiteks teie büroos käinud, siis tal on õigus välja küsida see salvestis. Loomulikult peab inimene enne selle salvestisalasse jõudmist saama ka aru, et nüüd ta jõuab kaamerate vaatevälja, ehk siis see on see nimetatud teavitussilt, millel me peatume siis täna oma seminari lõpupoole, selgitame, kuidas seda võib-olla kõige lihtsam ja mõistlikum läbi on viia ja anname ka viited meie ühele väikesele tööriistale, mis siis selle kaamerasildi tegemist toetab. Ja loomulikult ka siis organisatsiooni enda sisedokument, seda nimetatakse siis andmekaitse tingimusteks, ehk siis kus on samamoodi kirjas juba pikemalt see, mida ettevõte nende andmetega teeb, kas ta edastab neid kellelegi täiendavalt, kaua ta säilitab ja nii edasi. Nüüd kaamerate kasutamisel on täna neid rolle organisatsioonil, ettevõtetel väga erinevaid. Kui me alustame põhilisest, siis see organisatsioon, kes nüüd soovib seda kaamerakasutust rakendada, siis tema on andmekaitse mõttest läbi ja lõhki saba ja sarvedega vastutav kogu selle protsessi õiguspärasuse ja turvalisuse eest. Mis siis tähendab seda, et teda nimetatakse niinimetatud vastutavaks töötlejaks ja mis tema põhi selline kriteerium ongi, tema määrab eelkõige eesmärgi, miks ta soovib kaameraid kasutada ja määrab siis ka vahendid, kuidas ta seda kaamerakasutust läbi viib. Et nende vahendite all ei mõelda mitte ainult tehnilisi vahendeid, vaid nende vahendite all mõeldakse ka sellist partnerite, kolmandate isikute kasutamist, kes aitavad seda tegevust läbi viia. Ja vastutav töötleja siis määrab eesmärgi, ehk siis, et milline need eesmärgid võiksid olla. Hästi levinud eesmärk, mida täna kasutatakse, on inimeste ja varakaitse, mis tuli ka varasemast seadusest. Loomulikult õigusrikkumiste tuvastamine, näiteks politseil ja omavalitsustel on selleks korrarikkumiste kõrvaldamine, aga samas on eesmärk ka näiteks võrgu infosüsteemide turvalisuse tagamine, seda näiteks eelkõige riigi ja omavalitsusasutustel ja ka näiteks elutähtsatel teenustel. Ja kui eesmärk nüüd on paigas, et siis peate vaatama, et mis on see õiguslik alus. Kõige lihtsam õiguslik alus saaks alati otsida seadusest. Aga nagu ma ütlesin, lihtsalt isikuandmete kaitse seadus täna seda alust ei anna. Ta annab üldise normi. Ja seadusele tugineda saavadki näiteks täna asutused, põhikool, gümnaasium, näiteks kasiinod, aga kõige levinum alus, mis nüüd andmekaitse, isikuandmete kaitse üldmäärusega tuli, on õigustatud huvi. Aga selle puhul ma tahan tähelepanu juhtida, et seda ei saa võtta väga lihtsasti kasutusele, vaid see tähendab seda, et selle läbiviimiseks peab olema viidud sisse kõigepealt selline huvide analüüs, ehk siis kuidas teie kui andmetöötleja huvid kaaluvad üle inimese huvid privaatsusele. Ja lõpuks siis ka veel nõusolek, mis on hästi erandjuhtumlik ja seda ma räägin siis täna seminari teises plokis, eelkõige biomeetria kontekstis. Ja volitatud töötleja on siis nüüd andmetöötajale see partner, kes aitab tal oma eesmärki läbi viia. Näiteks volitatud töötleja võib täna olla serveriteenuse pakkuja, pilveteenuse osutaja, volitatud töötleja võib olla ka organisatsiooniline turvaettevõte, kes lepingu alusel aitab kogu seda tegevust korrektselt läbi viia.
ja küsimus, et kas nüüd selle vastutatud ja volitatud töötleja vahel peaks olema ka leping või võib see olla ka suusõnaline, siis ma ütleks, et jah, leping peab olema, see on kirjas ka täna isikuandmete kaitse üldmääruses ja see lepingu eesmärk on eelkõige ka see, et see annab ju volitatud töötlejale ka õigusliku aluse, et ta neid andmeid, mis ta nüüd vastutava töötleja nii-öelda eesmärkide täitmiseks nagu saanud ja töötleb, et tal on õigus neid teha. Nii et turvaettevõte täna on teatud erisustega, need erisused puudutavad eelkõige salvestise säilitamist, näiteks neil on õigus salvestist hoida 1 kuust kuni 1 aastani ja samuti on turvaettevõtetel täna teatud täiendavad kohustused, mis alusel nad isikuandmed töötlevad. Aga kaamera kasutamise puhul, nagu ma ütlesin, tuleks teha siis kõigepealt selline riskide ja hindamiste analüüs, mis siis annab teile nagu aimu sellest, et miks te andmeid töötlete, mis on see eesmärk, seda proportsionaalsust ja turvalisust kirjeldate seal, kirjeldate, analüüsite erinevaid riske ja turvameetmeid. Nüüd kaamerate kasutamise puhul on nagu öeldud varasemalt hästi oluline ka need andmekaitselised tegevused fikseerida kirjalikult, ehk siis see on selline kirjalik dokument, nimetatakse andmekaitse tingimusteks, millele inimesed saavad siis täiendavalt siis lugeda pikemalt, et mida siis nende kogutavate andmetega ja miks tehakse. Ja veel vastutav töötleja ehk siis see ettevõtte organisatsioon, kes andmetöötlust läbi viib ja korraldab, et tema peab olema siis valmis ka registreerima erinevad andmekaitselised rikkumised. Need peavad olema siis tal kirjalikult leitavad, kui näiteks meie sooviksime selle dokumendiga tutvuda ja ta peab ka rikkumistest teavitama. Ehk siis andmekaitselised rikkumised on siis sellised turvanõuete rikkumised, mille kohta meil siis ekraanil ka jutumullis on pikem selgitus toodud. Ning loomulikult üldine läbipaistvus ehk andmekaitse silt ja andmekaitse tingimused. Ja nüüd edasi, kui see salvestis on siis nii-öelda süsteemi tekkinud, sest me räägime täna mitte ainult siis sellest, et salvestis on füüsiliselt olemas, vaid andmetöötlus on ka see, kui näiteks pilti ei salvestata, vaid pilti vaadatakse. Et see tuleb näiteks kuhugi turvaroovi või mõnele töötajale ekraani peale, et ta saab siis nii-öelda sellel pilku peal hoida. Ka see tegelikult on isikuandmete töötlemine. Nagu ma ütlesin, töötlemine lähtub eesmärgist ja see eesmärk ja töötlemine peab jääma siis esialgse eesmärki piiresse. Loomulikult võivad olla erinevatel organisatsioonidel erinevad eesmärgid, aga need peaksid siis olema ka algselt juba selgelt välja toodud. Ja andmete väljastamisel, ehk siis see, kui te näiteks inimese päringu peale nüüd peaksite inimesele andmeid välja andma, siis andmete väljastamiseks tuleb kaitsta ka nii-öelda salvestisel oleva teiste inimeste õigusi ja vabadusi. Andmete väljastamine inimestele peab olema tasuta ja see tuleb siis nii-öelda läbi viia 1 kuu jooksul alates inimese poolt päringu tegemisest. Et see on siis võib-olla nagu inimeste õiguste põhiline pool, mida salvestise juures silmas peab pidama. Aga et tuua nüüd juttu natuke nagu vaheldust, siis ma paluksingi enda kõrvale Martini, kes siis annab teemasse võib-olla sellise spetsiifilisema infoturbelise vaate, räägib natukene sellest, millega ta igapäevaselt tegeleb ja annab head viited ja vihjed sellele, mis talle oma igapäevatöös on silma hakanud, mida kaamerate kasutamisel valesti tehakse. Kuna tänapäeva maailmas toimub kõikide tegevuste pidev automatiseerimine, siis selle teostamiseks kasutatakse erinevaid nutiseadmeid. Ja selleks, et see kõik oleks võimalik, peavad kõik need seadmed ka omavahel suhtlema. Mis tähendab seda, et kõik need seadmed peavad olema internetti ühendatud ja sellega kaasnevad erinevad probleemid.
ja kui nüüd nendest probleemidest veidi rääkida, siis põhilised probleemid on järgmised. et kõige enam näeme me seda, et kui nii-öelda see seade teenuse pakkuja poolt teile paigaldatakse, siis ühendatakse see internetti ja antakse teile mingisugused ligipääsuks vajalikud andmed, IP-aadress, kasutajanimi, parool ja kõik on korras. Teenuse pakkuja läheb koju ja sina oled õnnelik. Aga reaalsus on see, et need seadmed võib juhtuda, et need seadmed on tegelikult mitte ainult teile, vaid ka kõigile teistele nii-öelda kättesaadavad ja kasutatavad. Ja kui me siin vaatame ühte sellist toredat internetisaiti nimega insecam.org ja sisestame otsingusse näiteks Eesti, siis tuleb siin päris palju erinevaid vasteid erinevatest veebikaameratest, millest kõik ei ole nii-öelda avalikuks vaatamiseks mõeldud, et kui siin mõned on niisugused ilusad looduspilti kuvavad kaamerad, siis on ka siin nende hulgas mõndades poodide turvakaamerate pildid täitsa olemas, mis on täiesti laivis jälgitavad ja kui näha neid töötajaid, kes seal toimetavad, siis neil kindlasti sellest mingit aimu ei ole. Kui siit edasi minna, siis kui lihtne tegelikult sellist seadmete leidmine on, et siis see on tegelikult, see pole üldse raske, kui me siin näiteks teeme ühe lihtsa otsingu Shodani otsingumootoris, mis siis nii-öelda sarnaselt Google'ile indekseerib siis internetis olevatel IP-aadressidel erinevaid teenuseid, siis on siis võimalik leida üle 1000 nii-öelda videostriimi pakkuva seadme nii-öelda striimimisteenused. Ja kui te arvate, et pannes see teenus nii-öelda suvalisele pordile käima, kus siis tavalise brauseriga midagi üles ei leia, siis see ei ole ka väga mõistlik, kuna tänapäeval on erinevad tööriistad, millega on võimalik ka kogu maailmast otsida üles ühel pordil käivad kõik teenused alla 6 minutiga. Seda küll IPv4 võrgu puhul, mis ka tänapäeval põhiliselt nii-öelda kasutusel on. Siin ka mõned näited Eestist leitud nii-öelda huvitavatest interneti ühendatud seadmetest, et siin on näiteks siis üks katlamaja. Siin on üks autopesula, mis ei ole ainus, neid oli päris palju, kus siis oligi seadistus teostatud selliselt, et nii-öelda standardpordil oli olemas korralik autentimine, aga kui kasutada nii-öelda alternatiivset porti, siis oli unustatud seal autentimine üldse maha ja rahulikult oli võimalik näha, kuidas seal autopesu käis ja oli seal võimalik ka mõningaid seadmeid muuta. Ja siin ka üks markantne näite ühest raudteejaama diislimahutist, mida oli võimalik siis interneti kaudu monitoorida kõigil soovijatel. Kui me räägime seadistamisest, siis nii-öelda probleeme valmistab siis kõige lihtsam asi, ehk et siis unustatakse muutmata vaikeparoolid. Kui me siis vaatame, millised tagajärjed sellel on olnud nii-öelda ajaloos, siis aastal 2016 toimus üks tolle ajal maailma kõige suurem teenustõkestusrünnak, milleks kasutati siis nii-öelda interneti ühendatud nutiseadmeid, kus siis rünnati erinevaid infrastruktuuriteenuseid USA-s, mille tulemusena katkesid siis ajutiselt suurte teenusepakkujate nagu Amazon, PayPal, Twitter, Netflix ja nii edasi teenused. Ja see, kuidas nii-öelda see võrgustik loodi, see toimuski siis selliselt, et ründajad
ründajad kaardistasid teadaolevate erinevate nutiseadmete paikaparoolid ja võtsid need siis automaatselt üle. Ja ründe käigus siis ülevõetud seadmed omakorda nakatasid järgmiseid seadmeid. Tulemusena tekkis võrk, millesse kuulus sadu tuhandeid seadmeid, mida oli võimalik siis juhtida ründajatel erinevate sihtmärkide nii-öelda ründamiseks. Kui me räägime haavatavatest andmevahetusprotokollidest, siis nagu siin juba varem näitasin, oli võimalik siis need videovooge pakkuvad teenused internetist leida ja samamoodi need RTSP teenused, mida me otsisime, need on kõik krüpteerimata. Kui me räägime erinevatest nii-öelda ärakasutamisvõimalustest selliste teenuste puhul, siin on siis üks näide, kuidas neid teenuseid nii-öelda kaardistada. Ja kui me räägime siis konkreetsest näitest, siis näiteks kui te arvate, et filmis Ocean's 11, kus siis vahetati erinevaid videovooge, mida siis näidati turvatöötajatele, et see ei ole võimalik, siis tegelikult on see täitsa võimalik. Ja kui nüüd siin videot ka näidatakse, siis oleks eriti lahe. Kus siis olles ligi pääsenud arvutivõrgule, mis on segmenteerimata ja kus kasutatakse nii-öelda krüpteerimata andmevahetusprotokolle, oli siis ründajatel võimalik suunata siis nii-öelda turvatöötaja monitooringu seade siis enda poolt paika pandud videostriimi edastavale seadmele. Ja samal ajal siis toimetasid nii-öelda potentsiaalsed vargad siis rahus, ilma et turvatöötaja oleks midagi paha aimanud. Edasi, kui me räägime siis segmenteerimata võrgu probleemidest, siis üks suuremaid probleeme on siis see, et pannakse lihtsalt võrguseadmed, näiteks siis videovalveseadmed või muud IoT seadmed samasse võrku nii-öelda kontorivõrgu seadmetega, mille puhul siis seadmete, näiteks kontorivõrgu arvutite kompromiteerumisel on võimalik ka automaatselt ligi pääseda nendele nii-öelda nii videovalve kui ka muudele nii-öelda IoT seadmetele. Siinkohal ja samamoodi kujutavad ohtu ka sellised videovalveseadmed, mis on sääraselt isoleerimata kujul kontorivõrku ühendatud, mille tulemusena siis, nagu siis näha, üks suvaline odav videovalve kaamera puhul on siis näha, et isegi kui tal ei ole seadistatud nimeserverid ega gateway'sid, siis ta üritab siiski ühendust luua erinevate nimeserveritega selleks, et ühendust saada siis oma pilvega, kuhu siis videot üles laadida või mis iganes muid kaardistamata tegevusi teostada, et antud juhul on siin üks näide tulemüri logis siis. Ja samamoodi, et läheks nüüd natukene edasi, kuna meil aega ei jagu, siis üks põhilisi probleeme on veel see, et unustatakse seadmete tarkvara uuendamata. Ja kui me vaatame seadme tarkvara, kui me räägime arvutitarkvarast, siis arvutitarkvara uuendamine on väga nii-öelda pikaajaliselt võimalik, aga valvekaamerate puhul on see väga keeruline. Kuna püsivara ei uuendata, antakse põhimõtteliselt välja uus toode ja sa pead minema uuele tootele, ostma uue toote selleks, et uut tarkvara saada. Ja see tähendab seda, et vana toote kasutamine on ebaturvaline. Ja nagu näha, siis on selliste seadmete puhul probleemid, kus siis näiteks üks tahuva kaamera,
mille puhul siis ei piisa nii-öelda selle kaamera enda autentimise mehhanismist, kuna püsivara sisaldab juba erinevaid turvanõrkusi, mis tähendab, et selleks, et selliseid nii-öelda uuendamata püsivaraga seadmeid turvata, tuleb need põhjalikult isoleerida. Ja kui me räägime nüüd siis meetmetest, mida tuleks siis kindlasti teha selleks, et kaamerad ja muud IoT-seadmed oleksid turvatud, siis esimene asi on kindlasti, tuleb muuta kõik paikaparoolid ja eemaldada kasutajaid, nii-öelda seadme kasutajaid, keda ei ole vaja seadme halduseks. Tuleb uuendada võimalusel seadme tarkvara ja kui nüüd läheb seadme ühendamiseks internetti, siis tuleb kõigepealt kaaluda, kas seade peab üldse olema interneti kaudu kättesaadav või piisab sellest, et ta on nii-öelda kättesaadav ainult sisevõrgust. Kui see on vajalik, tuleks piirata siis ligipääsud nii-öelda avalik IP-aadresside põhiselt, et seda ei oleks võimalik kõigil kasutada ja siis võimalusel kasutada siis VPN-i, kus siis on võimalik luua siis lisaautentimise meede. Ja autentimisel tuleks kindlasti kasutada krüpteeritud ühendust, sest krüpteerimata ühenduse puhul on väga lihtne paroole varastada ja see võimaldab ründajatel lihtsasti seade üle võtta. Ja kõige üks olulisemaid aspekte on meil kindlasti isoleerida need seadmed teistest võrkudest, millest ma juba eelnevalt rääkisin. Ja isoleerimisel tuleks siis kasutada vähima õiguse printsiipi, ehk et siis ainult need teenused peavad olema kättesaadavad, mis on selle teenuse pakkumiseks vajalikud. Ja selleks, et nii-öelda üle võetud seadmeid hiljem taastada, tuleks ka teostada pidevat konfiguratsiooni varundamist peale igat muudatust. Et kui teie seade mingil põhjusel nii-öelda kompromiteeritakse, siis on võimalik see nii-öelda puhas seis tagasi saada ja meetmed kasutusele võtta siis selleks, et seda enam ei juhtuks. Ja kõikidest turvaintsidentidest teavitamiseks on ka RIA-l olemas selline veebivorm, mis on siis kohustuslik või tähendab teavitamise kohustus on siis olemas nii-öelda riigiasutustel ja elutähtsa teenuse osutajatel, kuid ka kõik teised võivad meile teada anda toimunud turvaintsidentidest, sest see aitab saada parema ülevaate Eestis toimuvast nii-öelda küberpildist. Nii, suur tänu, Martin. Et nagu me kuulsime ja nägime ka ekraani pealt, siis kogu see kaamera kasutuse temaatika on ju väga kompleksne teema. Et kui me enne Martinit rääkisime sellest, et mis on lubatud teha, siis nüüd infoturbeliselt aru saada, kuidas ma seda korrektselt nagu teen ja tagan, et erinevaid selliseid, kuidas ma ütlen, tagauksi, nõrkusi, valest seadistusest tingitud ohtusid mitte läbi lasta, siis ma ütleks, et minu meelest nii-öelda see Martini poolt räägitu on vaata, et isegi kohati suurema kaaluga, sest see on asi, mille osas täna meie näeme ja tõenäoliselt ka riigi süsteemi amet näeb, et seda teadmist ja oskust ei ole võib-olla mitte alati veel ka piisavalt. Aga enne kui me Martini nii-öelda laseme vabaks, siis ma korra veel ühe täiendava küsimusena peatuksin nendel IP-kaameratel, ehk siis täpsemalt, eks ole, Wi-Fi võrku ühendatud kaamerad, mida täna ka väga paljud eraisikud oma eramute nii-öelda perimeetri kaitseks ja valve eesmärkidel kasutavad. Et võib-olla nagu sellised mõned rusikasoovitused nende Wi-Fi kaamerate kasutamisel, et üks pool on see, et kui salvestis pilt on juba süsteemi jõudnud, et kuidas teda seal turvaliselt hoida, et ta sealt nii-öelda soovimata isikutele nähtav ei oleks, aga nii-öelda see hetk või see liikumine sealt kaamerast nii-öelda siis kas Wi-Fi ruuterisse või sealt edasi süsteemi, et kas sul on seal ka mõned sellised tähelepanekud, mida nagu võib-olla siin täna veel anda kaasa?
Kodukasutajate puhul on võib-olla keeruline seda täita, kuna keegi ei hakka väga seal kodus nii-öelda võrgusegmente isoleerima, aga üldiselt tuleks kasutada samu nii-öelda meetmeid, millest ma siin rääkisin, et kõiksugused seadmed, olgu nad siis Wi-Fi võrgus või traadiga võrgus oleksid isoleeritud. Wi-Fi võrgu puhul tuleb kindlasti kasutada ka Wi-Fi põhist krüpteerimist, nii-öelda, et ei oleks võimalik õhust seda pilti soovijatel varastada ja üldse seda teenust nii-öelda tõkestada. Selles mõttes, et Wi-Fi puhul isegi kui sa kasutad nii-öelda krüpteeritud ühendust, on ikkagi võimalus nii-öelda seda teenuse tööd katkestada, ehk et need kurjamid võivad sulle koju tulla ja selle Wi-Fi seadme seal lolliks ajada ja sa seda pilti ei näegi tegelikult. Kas teie osakonna poole pöörutakse pigem juba siis, kui midagi on nagu halvasti, midagi on juhtunud või on ka mõningasid sellised positiivsed näited, et mõni ettevõtte nagu enne, kui asja nagu kasutusele võtta, kirjeldab võib-olla natuke, mis ta plaanib teha ja et teie poolt küsida mõned sellised soovitused või oskused nagu tee peale kaasa? No väga tihti seda ei kohta, et keegi planeerimise faasis meie poole pöördub. Üldiselt on ikkagi juhtunud nii, et kui midagi on halvasti läinud, siis pöördutakse meie poole. Aga kui on soovi, siis võib pöörduda ja me anname kindlasti nõu. Selge, seda on väga hea kuulda, et Eestis siiski asutused on valmis nii-öelda lisaks avalikule sektori endale tegelikult ju toetama ka erasektorit nende tegevustes. See ju meie eesmärk on nii meie nagu inspektsiooni vaates kui ka Riigi Infosüsteemi Amet nii-öelda tehniliste, spetsiifiliste, infoturbeliste soovituste andmisel. Aga veel kord, aitäh Martinile ja jätkame siis nüüd oma seminari teist poolt, kus me pikemalt peatuksime sellisel võib-olla natukene provokatiivsel teemal, nagu on biomeetria ja videoanalüütika. Aga nagu öeldakse, kordamine tarkuse ema ja selleks, et meil esimesest plokist asjad õigesti meelde jäid, siis veel kord meenutame, et kui nüüd organisatsioon viib seda videoseadmete, pilti edastavate seadmete kasutamist läbi ainult ise, ehk siis ta paneb seadmed, pildi salvestis on tema kontrolli all, näiteks tema serverites, ja koostööpartnerit ta ei kaasa, et siis ta on nii-öelda ainuisikuliselt selle salvestise osas toimuva andmetöötluse suhtes siis see vastutav töötleja. Aga tänasel päeval on üldlevinud ju pigem see, et meil on erinevaid teenusepakkujaid, kes meil aitavad seda nii-öelda salvestise tehnilist haldamist ja võib-olla ka hilisemat analüütikat, analüüsimist läbi viia, et nende puhul siis peab olema vastutav töötleja hästi tähelepanelik, sõlmima nendega lepingu ja lepingus siis peab olema kirjas see, et see volitatud töötleja ehk siis teenusepakkuja toimetab siis väga selgelt selle teenuse põhiomaniku vastutava töötleja korraldustel ja ta ei teeks midagi sellist, mis läheb nende esialgsete põhimõtetega vastuollu. Ma tahaks juhtida tähelepanu eelkõige selle salvestise nii-öelda hoidmise keskkondadele, et väga tihti on täna need salvestised nii-öelda vaikena teenusepakkuja pilveteenuses, et olge siis hoolsad ja jälgige, et mis on selle salvestimise ja salvestise hoidmise tingimused seal, kus koha peal see salvestis ka nii-öelda füüsiliselt maailmas paikneb, kui ta on nii-öelda väljaspool Euroopa majanduspiirkonda, et siis te peate rakendama täiendavat hoolsuskohustust ja vaatama, et millised on need täiendavad garantiid ja kaitsemeetmed, mis üldmääruses ette näeb, et salvestis kolmandasse riiki edastada. Ja loomulikult eesmärgi puhul on väga selge eesmärk. Levinud eesmärk on täna, eks ole, varakaitse, inimeste kaitse, aga tegelikult ju tänasel päeval videokaameratega ja salvestisega on võimalik teha väga palju erinevat analüütikat, nii et ei saa üldse välistada, et teie eesmärk saab ka teatud juhtudel olla see, et näiteks kaubanduskeskustes müügipindade sihitum planeerimine või näiteks külastatavuse loendamine. Aga väga selgelt see peab siis olema inimestele kommunikeeritud, kui te teete seda nagu perioodiliselt või ütleme regulaarselt, et siis ta peaks olema teil seal põhiteavitussildi peal ka see eesmärk ära toodud, aga kui te teete seda nii-öelda aeg-ajalt,
et siis kui teil see eesmärk nüüd tuleb, siis igast uuest eesmärgist peab ju inimesi teavitama ja näiteks kaubanduskeskuse puhul siis tuleks see vastav täiendav teavitus kaubanduskeskuse välisuksele või sellele alale, kus parasjagu näiteks inimeste külastatavust loendatakse kaamera kaudu olema toodud. Ja veel kord meenutan, kaamera kasutamine ei saa olla eesmärk enesest, vaid peab olema siis hinnatud see, et kas seda eesmärki saab inimeste suhtes vähem riivavamal moel läbi viia. Kui see on võimalik, siis seda ka teha, aga kui see ei ole võimalik ja mõistlik, siis loomulikult saab ka kaameraid kasutada. Nüüd analüütikast. Analüütika on siis täna, ütleme siis andmetöötluse maailmas selline väga väljakutsuv ala ja valdkond. Kohati ta kipub toimuma põrandal, kohati ta on niimoodi piiri peal, hallis alas, aga kui me nüüd paneme selle analüütika selgelt videosalvestise konteksti, ehk siis analüüsitakse seda, mida kaamera kaudu on nähtud või saadud, siis nagu ma ütlesin, ka see eesmärk tuleb selgelt välja öelda, et seda te ei saa teha lihtsalt selle inimeste ja vara kaitsel. Võib-olla on teatud võimalused, mida on võimalik ka algse eesmärgi raames teha, näiteks millises poepiirkonnas või letis vargused esinevad või näiteks varaste avastamine. Et see on selgelt algse eesmärgiga kooskõlas ja hilisem pildi läbivaatamine, töötlemine sellel eesmärgil on täiesti lubatud. Aga kui nüüd näiteks jällegi toon näite kaubanduskeskus, sest see on selline piirkond, kus on väga palju inimesi korraga koos ja kus on täna ka ju väga palju seda kaamerate katvust, et kaubanduskeskustel võib tekkida aeg-ajalt soov saada aru, kes on nende külastajad, et jälgida seda pilti ja analüüsida hiljem selliste üldiste tunnuste alusel, et kui palju üldse on poes käijaid, palju neist on näiteks mehed, naised, lapsed, et seda täna ju tegelikult selline videopildi hilisem järeltöötlus ju täiesti võimaldab teha erinevate algoritmide näol. Ja meil on võimalik korra ekraanile saada üks pilt 4, kus siis meil on sellised erinevad olukorrad ka püütud graafiliselt selgitada, et aru saada, mida võib kaamera pildiga poes või kaubanduskeskuses juhtuda. Ja siin meil on nüüd võib-olla näited, aga ma võib-olla lühidalt selgitan nad siin praegult üle, et esimesel pildil inimesed paremalt poolt sisenevad kaubanduskeskusesse ja nad on lihtsalt kaamerate üldise jälgimise all. See pilt näiteks jookseb turvaruumi ja salvestub. Siis teine pilt on see, kus nüüd soovitakse natuke külastajaid segmenteerida. Et jällegi ei minda konkreetse isiku tasemele, vaid soovitakse näha näiteks palju on tõepoolest. Võib-olla algoritm oskab seal natukene ka üldiste väliste tunnuste põhjal inimese sellist vanuse suurusjärku arvestada. Ehk siis see on see pilt 2, kus meil on täna siis kaabudeta ja kaabudega inimesed. Ja põhimõtteliselt, kui nüüd eesmärk on välja selgitada, et piltlikult öeldes palju täna meil käis kaabudega inimesi, siis see on jälle selline üldiste tunnuste alusel analüüs. Ja pilt 3 on nüüd seal kõige keerukam olukord, sellel me nüüd mõne hetke pärast peatume pikemalt, et siin nüüd on näha, et meil on need unikaalsed inimesed täna markeeritud erivärvi lipsudega, et seda lipsu ei pea siin siis võtma konkreetselt lipsu kui esemena, et kui ma võtan nüüd lipsu ära, et siis ma olen teissugune, vaid see antud pildil illustreerib siis erinevaid unikaalseid inimesi. Ja järgmisel alal, siis nagu te näete, on nende inimeste peale tekkinud kastikesed, mis siis nüüd tähendab seda, et nendest inimestest on siis hõivatud nende kohta tema unikaalsed need välised tunnused. Mitte lips, aga näiteks näokujutis, kehahoiak, võib-olla midagi muud, mis võimaldab siis näiteks nendest 4 või 5 valimist inimesi üksikult eristada ja vajadusel läbi poe kaubanduskeskuse erinevat trackida. Kas see on lubatud? Sellele me kohe jõuame, aga see on nüüd see pilt, mis siis illustreerib seda
unikaalsete tunnuste hõivamist. Ja selle kolmandas ruumis ongi näha, et see punase lipsuga inimene, et see on siis see, keda soovitakse nüüd jälgida, mitte nagu suvalisi inimesi, vaid just konkreetselt inimest. Nüüd sageli küsitakse ka seda, et hästi, et mul on pilt ma tahan teda võib-olla turvalisuse mõttes detailsuse ja resolutsiooniga vaja, et kas ma võin teda näiteks siis anonüümimise või pseudonüümimise eesmärgil töödelda, näiteks hägustada, et lihtsalt pildil on näha piltlikult öeldes sellised mustad kastikesed, aga ei ole võimalik enam eristada, kas ta on mees või naine, rääkimata tema spetsiifilistest näiteks näotunnustest. Siis jah, sellist tegevust tegelikult esialgse eesmärgiga vastuoluliseks ei peeta ja seda võib teha. Nüüd valve on väga selgelt üks eesmärk ja valvet tehniliselt ja selles vaates, et mis on need tööriistad täna, mis võimaldavad sellist valvet kurjamite tuvastamist läbi viia, on läinud juba väga detailseks. Aga nüüd jõuame kahjuks ühe olukorrani, mis puudutabki sedasama biomeetriat, ehk siis inimese füüsilisi, füsioloogilisi või käitumislikke omadusi. Teatavasti biomeetria ajalooliselt on meile väga paljudele mällu sööbinud kas sõrmejälje kujutise, silmaiirise kujutise, näokujutise kui sellisena, et inimest tuvastatakse selle alusel. Aga isikuandmete kaitse üldmääruse mõistete artikkel annab väga selgelt aimu, et biomeetria on ka kogu see inimese füüsiline keha, ehk siis tema kehalised unikaalsed või kordumatud iseloomulikud detailid. Ja teine pool nüüd, mis täna isikuandmete kaitse üldmäärusest tuleb, on see, et seda inimese unikaalsust, tema neid unikaalseid detaile hõivata, ütleme siis pildi pealt või suhteliselt online'is läbi kaamera ja hilisemalt töödelda võib ainult sisuliselt inimese nõusolekul. Jah, tõepoolest, kui te vaatate üldmääruse artiklit 9 lõige 2, siis seal on toodud 10 erandit, mis justkui annavad selle võimaluse. Aga kui te nüüd natuke nendesse eranditesse süübite, siis te saate aru, et siseriiklikult täna oma organisatsioonid, ma võib-olla ei pea silmas õiguskaitseasutusi, aga kõik need organisatsioonid, kes täna kas siis üldaladel või töökeskkonnas sees kaamerat kasutavad ja soovivad selle kaamera põhiselt hõivata inimese biomeetriat, peavad lähtuma siis sisuliselt täna ainult inimese nõusolekust. Sellepärast, et kuigi üldmäärus andis võimaluse neid biomeetria sätteid igal liikmesriigil endal reguleerida, siis Eestis kahjuks on praegult olukord, kus seda erinormi ei ole sisse viidud ja seetõttu tuleb lähtuda üldmääruse reeglitest. Ehk siis ma toon nüüd mõned näited, mida see tegelikult näiteks erinevatele organisatsioonidele tähendab. Meile on päris palju kirjutatud, me oleme andnud selgitusi, meie nõuandetelefonile on helistatud ja küsitud sellise võimaluse kohta, et töökeskkonnas, tööruumidesse sissepääs. Et üsna levinud on seni olnud, eks ole, uksekaardid, kas NFC või RFID põhised kaardid, et ettevõte sooviks seda teha nüüd kas näiteks inimese sõrmejälje või meie tänase seminari kontekstis inimese näotuvastusega. Et inimene seisab korra kaamera ette või vaatab ukse kõrval korra kaamera silma, inimese biomeetria pilt on eelnevalt süsteemi pandud ja kaamera nüüd hindab, et kas see inimene, kes nüüd ekraani peal on, kas temal on lubatud ruumi siseneda või mitte. Vot see nüüd tähendab biomeetrilist andmetöötlust ja kahjuks seda ei ole võimalik ettevõttel täna lepingu raames ehk siis töölepingu raames läbi viia. See tähendab, et tööandja võib küll seda lahendust kasutada, aga ainult nendele inimeste osas,
kes on selleks nii-öelda nõus. Ja kõik teised töötajad, kolleegid, kes ei ole nõus, siis nendele tuleb ja peab olema tagatud jätkuvalt alternatiiv, kas siis võti või näiteks kiipkaart. Ehk siis seda nõusolekut ei saa kõigile peale suruda, vaid nagu te teate, nõusolek on inimese nii-öelda vabatahtlik tahteavaldus ja töökeskkonnas ei saa ta olla selline, et võta või jäta. Nüüd teine näide, näiteks jällegi poevaraste tuvastamine. Et kui me nagu mõtleme, siis tehniliselt oleks ju väga mõistlik, kui me teame, et selles poes käib ja liiguvad inimene või inimesed, nimetame neid siis näiteks sarivarasteks, kes aeg-ajalt pahandusi läbi viivad, et kui nüüd selle inimese nii-öelda pilt panna süsteemi, nii-öelda hõivata tema biomeetrilised tunnused ja nüüd iga kord, kui inimene, kui see varas piltlikult öeldes või pahalane poodi siseneb, et siis läheb juba turvatöötajal alarm püsti, sest kaamera on tuvastanud, et varas on poes, siis see tegelikult tähendab seda, et selleks, et seda varast nii-öelda sealt süsteemis oleva pildiga võrrelda ja tuvastada, on vaja ju hõivata kõiki poodi sisenejate biomeetriat, ehk neid kas näokuju või neid unikaalseid andmeid. Ja jällegi, seda kahjuks on võimalik teha ainult täna nõusoleku alusel, aga ma arvan, et sellist nõusolekut ei ole võimalik teil päriselus kuidagi võtta. Või teine näide, erinevad personaalteenindused. Näiteks hotellis on sul nii-öelda püsiklient, tema pilt on süsteemis, jällegi saabub inimene hotelli, uksekaamera juba tunneb ta ära, annab valvelauda administraatorile teada ja juba teda tervitatakse viisakalt jällegi ainult nõusoleku alusel. Ja isegi kui see sama inimene ise on nõus, ta ütleb, et jah, minu pilt võib te süsteemis olla, te võite sealt biomeetria hõivata, te võite minu andmeid töödelda, aga jällegi, selleks, et aru saada, et nüüd see inimene sel päeval, see kell nüüd uksest sisse tuleb, on vaja kõigi sisenejate biomeetriat kas ajutiselt võtta, võrrelda süsteemis olevate andmetega ja isegi kui te nagu kustutate need kohe ära, siis on ikkagi tegemist biomeetria hõivamisega. Ehk siis, kui te juba seda biomeetriat hõivate, sõltumata sellest, mis te temaga edasi teete, kas te kustutate ta kohe ära või te hoiate teda näiteks räsitult, niimoodi, et ei hoiagi tegelikult seda biomeetrilist kujutist või malligi, jällegi on probleem. Ja kolmas näite on inimeste liikumisharjuvused. Et jällegi, kui me paneme selle pilt 4 korraks ekraani peale, et sealt on näha, et on võimalik neid inimesi jälgida üldistatult, aga on võimalik ju tehniliselt ka nii-öelda läbi biomeetria vaadata, kuhu konkreetselt iga inimene läheb. Ja jällegi sellist asja täna kahjuks nii-öelda seaduses lubatud ei ole teha. Ehk siis mõte on see, et nii kui teil on võimalik see sama pilt 4, kus on need kastikesed inimese pea ümber, nii kui teil on võimalik, ütleme, valimist igat isikut kordumatult nii-öelda eristada, näiteks, et inimene läheb ühest alast välja ja kui ta ühel hetkel tuleb sinna alasse tagasi, et siis juba süsteem tunneb ära, et ahah, see on jälle see sama inimene, vaat sellist asja teha ei saa ainult nõusoleku alusel, aga kuidas te ju tegelikult päriselt seda nõusolekut saate võtta. Jällegi, tegelikult ju täiesti võimatu ja oma eesmärki ei täida. Nüüd vaatame täiendavalt mõningasi näiteid, et millal siis biomeetria on või millal biomeetria ei ole, et te olete meile väga palju erinevaid küsimusi saatnud ja käiksin siis mõned küsimused üle. Kaamera piirangutega objektidel liikumise tuvastajana, näiteks piirarvude tuvastajana, maski kandmise tuvastajana. Jah, siin on tegemist üldistatud tunnustega ja siin nii-öelda igat inimest nii-öelda unikaalselt ei eristata, vaid vaadatakse lihtsalt seda, et kas nii-öelda alasse sisenenud objektil või subjektil on siis teatud tunnus, on tal mask või toimub seal liikumine või mitte, et see ei ole biomeetria ja seda saab täna siis täiesti nii-öelda seaduslike vahenditega teha. Aga jällegi see eesmärk, kas ta nüüd paigutub inimeste ja vara kaitseks või on see muus eesmärk ja kas seda saab nii-öelda vähem riivavama moel teha, et seda te peate kõik siis eelnevalt analüüsima ja kaaluma. Et päris nii ei ole, et need näited, mis ma nüüd ette loen, et need automaatselt te võite nagu kasutada. Et te peate selle nagu hindamise ette ikkagi ennem ära tegema. Nüüd see, et kas inimesed ei ole teineteisele lubatust lähemal praegusel nii-öelda viirusepuhangu
pikal perioodil jällegi distantsi hindamine, inimese nii-öelda unikaalseid tunnuseid ei töödelda, on nii-öelda biomeetria väline andmetöötlus. Nüüd selline üldine loendamine, et kui palju inimesi kaubanduskeskusesse siseneb, palju erinevates poodides käib, et sellest siis lõpuks kujuneb selline üldistatud statistika. Jällegi, see on lubatud sinnamaani, kui te ei suuda statistikast välja võtta kordusi. Ehk siis näiteks, ütleme, poe uksest inimene siseneb sisse, läheb teiselt poolt parkla poolt uksest välja ja ühel hetkel tuleb nii-öelda peauksest uuesti sisse. Kui te loete selle üldise külastatavuse numbri sisse, on kõik hästi, aga kui teil süsteem juba ütleb, et oi, see inimene juba on täna nii-öelda sisenenud ja ma seda nii-öelda statistikasse arvesse ei võtta, et jällegi, kui te suudate ühte inimest teisest eristada, siis see on biomeetria ja seda te täna siis nii-öelda väljaspool nõusolekut teha ei saa. Samamoodi, kui te nüüd analüüsite seda, et kaua inimesed kaubanduskeskuses on, ehk siis piltlikult öeldes tähendab see ju jällegi, te peate fikseerima nii-öelda inimese tasemel aja, millal ta tuli poodi ja millal ta poest välja läks. Ja see on nüüd jällegi konkreetse ostja kasutaja põhine, nii-öelda tema nii-öelda unikaalse kehaparameetrite põhine. Ja sellisel juhul jällegi on tegemist nende unikaalsete tunnustega, mis kvalifitseerub biomeetria alla. Nüüd näotuvastusest läbipääsusüsteemides ma rääkisin, et see on biomeetria ja seda siis töökeskkonnas saab lahendada niimoodi, et kes on sellega päri, nendelt te võtate siis nõusoleku, aga te peate ka arvestama, et nõusoleku üks oluline osa on see, et selle saab alati tagasi võtta inimene või ka töötaja, et siis peab olema inimesele töötajale alternatiiv alati võimaldatud ja kes ei ole nõus, siis nemad kasutavadki uksekaarti edasi. Nüüd näiteks kaamera vaateulatuses liikumistrajektooride kaardistamine või kaamera kogumi vaateulatuses liikumistrajektooride kaardistamine. Jällegi, see on selline üldine tegevus, kus te lihtsalt seda nii-öelda üldist massi, mis kas siis näiteks kaubanduskeskuses tuleb, saate jälgida, ilma et teil on vaja eristada konkreetsest massist erinevaid inimesi nii-öelda selle persooni detailsusega. Kui seda ei tehta, siis see on täiesti lubatav. Nüüd üks küsimus on vahepeal tulnud selline, et millele ka Martin põgusalt peatus, et kuidas on võimalik tehniliselt siis kas ja neid tehniliselt on neid võimalusi funktsioone kinni panna, et nii-öelda täna karbitootena seadet ostes või videotehnikat nii-öelda üles pannes on justkui see biomeetria automaatselt juba rakendatud. Et siin ma ütleks, et kindlasti peab olema nii palju hoidu ja nutti, kas siis ise või spetsialistil vaadata üle, et selle biomeetria komponendi peab olema võimalik välja lülitada. Ehk siis ei saa olla niimoodi, et te ostate karbitoote, mille põhifunktsioon ongi juba see, et ta hõivab inimese unikaalseid tunnuseid. Kui te seda teete, siis te kahjuks lähete seadusega vastuollu. Ja nüüd lõppu veel kiirelt mõned näited. Jällegi, see on nüüd turvaeesmärkidel, et inimene longib näiteks teatud alas, kas parklas sihitult ringi autode vahel, et turvameeskond saaks siis nagu aru ja tuvastada, et seal nüüd toimub selles alas mingisugune pikem tegevus, mis ei tohiks nagu olla. Et jällegi, kui te seda ei erista, et kui see inimene on sealt alast ühel hetkel lahkunud ja nüüd ta tuleb ühel hetkel tagasi ja te saate aru, et see on sama inimene, ma mõtlen nagu tehnoloogiliselt, kui te teete seda nagu visuaalselt, siis see ei ole biomeetria. Aga biomeetriast ma räägingi täna, kui seda teeb nii-öelda tarkvara algoritm taustal. Visuaalsel hindamisel on nagu kõik hästi. Nüüd turunduse eesmärkidel näiteks, kas ja kui palju inimesi mõne vaateakna eest on läbi käinud, jällegi üldistatud eesmärk lihtsalt nii-öelda lugeda andmeid, palju seal vaateakna ees inimesi on olnud ja võib-olla ka see, et kaua nad keskmiselt seal on peatunud. Poesüsteemis vargapilt, seda põgusalt juba rääkisin, et see on siis nii-öelda pildi alusel varga tuvastumine nii-öelda algoritmiga automaatselt, mitte nii-öelda inimsilmade läbi, et see kõik on biomeetria. Et veel kord, ärge saage must valesti aru, kui te teete neid hindamisi ja analüüsi nii-öelda,
kuidas ütleme siis inimliidesega, ehk siis neid salvestisi vaatab füüsiliselt läbi konkreetne töötaja ja teeb sealt endale märkmeid, üldistusi, siis see on kõik lubatud. Isegi kui ta visuaalselt suudab eristada seal, et see inimene nüüd oli näiteks piimaleti juures, nüüd liikus tööstuskaupade leti juurde, et see on nagu lubatud. Aga kui seda nagu analüüsi teeb algoritm tarkvara, mis siis tarkvaraliselt hõivab need unikaalsed tunnused, loob selle biomeetrilise malli ja hakkab siis mingit jälgimist või võrdlust tegema, et see on see koht, kus ma tahan rõhutada, ei ole seaduslikku alust, välja arvatud nõusolek. Teeme siis vahekokkuvõtte. Hakkame jõudma tänase seminari lõpufinišisse ja et enne kui võib-olla selle ühe magusama tükini veel jõuda, nimelt, et kuidas siis see teavitus kõige käepärasemate vahenditega täna teha, kuidas neid silte teha, siis tuletame meelde, mis peab olema siis sellel kaamera kasutusel tagatud. Üheselt mõistetav eesmärk, korrektne õiguslik alus. Videovalveala peab olema väga selgelt siis vajaduse põhine, ehk siis te ei saa ja ei tohi lihtsalt igaks juhuks võtta kaamerasse ala, mis tegelikult läheb kaugemale kui teie ettevõtte territoorium või vajadused. Nüüd juurdepääsu õigused, et kui teil salvestis videopilt salvestub süsteemi, et kes ikkagi teil organisatsioonist tohivad sellele salvestisele juurde pääseda, et need juurdepääsud peaks olema siis teatud turvalisuse paroolinõuetega tagatud, on üsna tihti ka meie poole selliseid juhtumeid jõudnud, kus poes kõrvaline isik, turvatöötaja, on lasknud ta turvaruumi ja on saanud vaadata pilti. Et ka pildi vaatamine, nagu ma ütlesin, on isikuandmete töötlemine, et selleks ei pea olema ainult konkreetne tehniline töötlemine. Säilitustähtaeg, et ettevõtted, kes täna kasutavad näiteks turvaettevõtete abi, siis turvaettevõtetel on endal pandud turvaseadusega väga selge tähtaeg ette, see on minimaalselt 1 kuu, maksimaalselt 1 aasta. Kui nüüd te saate täiendavalt selle turvasalvestise koopia ka enda süsteemi, siis loomulikult teil on võimalik need tähtajad endal määrata ja mida lühem ta on, seda mõistlikum ja parem. Aga te ei saa nagu nõuda turvaettevõttelt, et ma tahangi, et ainult salvestis on 3 nädalat või seal lühemat aega, et turvaettevõte, et ei, mul on seadus, mis näeb ette, sest kui on intsidendid ja vajadusel näiteks politsei soovib salvestist nagu saada, et siis peab olema see nagu salvestis tagatud. Tunne oma koostööpartnerit, jällegi, kas on ta turvaettevõte, on ta teil see majutus, hostingu pakkuja ehk see pilveteenus, et te peate väga selgelt aru saama, et kas see teenus teeb teie salvestisega ainult seda, mida teie olete ette näinud, või ta kipub tegema ka mingit täiendavat üldistatud analüüsi enda omadel muudel eesmärkidel. Et sellega tuleb väga selgelt tutvuda ja üks asi veel, mida kiputakse unustama, on see, et need samad pilveteenuse osutajad võivad kasutada omakorda allhankijaid, omakorda partnereid, et te peate aru saama ka, et mis on nende partnerite roll ja kuhu need andmed siis võivad sealt koostööpartnerilt edasi jõuda. Ja lõpuks see, et nagu ma ütlesin, üks inimese andmekaitselise õigusi on see, et õigus saada oma andmetele juurdepääs, ehk siis tutvuda, millised andmeid andmetöötlejal enda süsteemis inimese kohta on. Ja te peaksite siis mõtlema ka läbi selle metoodika, et kui inimene selle päringu nüüd teeb, et kuidas te siis seda salvestist väljastate. Loomulikult see tuleb väljastada igal juhul, maksimaalselt kuu jooksul. Te võite seda aega pikendada kuni 2 kuu võrra, aga te peate siis inimesele kuu jooksul teada andma, et te seda pikendate ja salvestist te peate siis andma selliselt, et salvestisel olevad teised inimesed oleks seal hägustatud, ehk siis nende teiste inimeste õigusi ei riivata. Aga lõpufiniš ja kaamera silt, ehk siis see osa, mida on palju küsitud, mida täna seadusest selgelt paraku ei leia, et mis siis sellel teavitussildil olema peab. Tõepoolest, kas te olete tööandja, kasutate kaameraid töökeskkonnas, kasutatakse kaameraid avalikus ruumis teatud eesmärkidel, et igal juhul
see teavitamine peab olema tehtud. Ja selleks on siis nii meie kui ka meie kolleegid Euroopas, ehk siis Euroopa teised andmekaitseasutused on siis teinud sellise ettepaneku või tulnud välja meie arvates üsna mõistliku lähenemisega, et mis on see nagu minimaalne teave, mis sellel sildil peaks olema. Sest kes on tutvunud isikuandmete kaitse üldmääruse nende artiklitega 13 ja 14, siis teab, et seal on väga pikk tapeet, milline teave tuleb kõik inimesele nagu öelda, aga et seda tapeediga, seda teavitussilti mitte üle koormata, siis põhiline teavitussildil olev info on eesmärk, õiguslik alus ja kes on siis see vastutav töötleja. Ja nüüd see muu teave, et kaua te näiteks salvestist hoiate, kellele te seda salvestist jällegi õiguspäraselt veel edastate või kellel on juurdepääs, et see täiendav teave peaks siis olema kirjas juba ühes selles pikemas dokumendis, millega me peatusime, ehk siis see on nimetatud andmekaitse tingimused. Ja inimesel peab olema siis võimalus nendega soovi korral ise täiendavalt tutvuda ja saada siis see täiendav teada. Nüüd, kuidas seda videovalvesilti siis kõige lihtsam teha oleks? Et ausalt öeldes me oleme püüdnud teie jaoks selle elu natukene lihtsamaks ka teha. Ja pakume ka täna välja ühe tööriista, mis on siis leitav meie kodulehel. Ja see tööriist siis sisuliselt võimaldabki reaalselt see silt valmis ehitada. Ehk siis sealt saab valida võimalikud sildi mõõtmed. Selle sildi saab anda, selle sildi väljundiks on kas PDF või näiteks disainiettevõtetele, graafikakujundajatele vektorgraafiline vorming, et seda saaks päriselt ka sildiks toota. Ja kui nüüd ekraani peale vaatame, siis me näeme, et seal on siis erinevad sellised lahtrikesed, valikvastused, rippmenüüd, mida te saate siis täita, valida, sisestada omale korrektse ja vajaliku selle võimaliku eesmärgi, valida õigusliku aluse, valida mõõtmed ja tekitada siis ühe väga hea võimalusena ekraani peale ka sellesama QR-koodi, mida inimene saab näiteks sildi pealt skaneerida ja see viitabki siis andmekaitse tingimustele. Ja lisaks täiendavalt nüüd sildi genereerijale kutsun teid siis ka meie kodulehel olevale videovalve sellisele spetsiifilisele rubriigile, kus siis meil on ka allalaetavad lühemad PDF-dokumendid, meelespea, mille saate siis kas siis kolleegile sealt edasi saata või ka alla laadida, endale väike trükis kolleegidel laua peale teha, et mida siis silmas pidada videovalve korraldamisel ja kuidas korrektselt kaamerasilt teha. Et seal on siis viide ka meie kaamerasildi generaatorile. Aeg on läinud tänasel ennelõunasel ajal linnutiivul. Mul on väga hea meel, kui me saime täna seda teemat teie jaoks rohkem avada, rohkem näpunäiteid anda, rohkem viiteid anda, kuidas siis videovalvet või videokaamerate või ütleme salvestusseadmete, pilti edastatava salvestusseadmete kasutust korrektselt päriselus rakendada. Suur tänu teile osalemast, suur tänu ette saadetud väga paljude küsimuste eest. Kui on nüüd mõned sellised spetsiifilised küsimused, mis tänase jutu käigus jäid kajastamata, et me teeme lühikese koondi ka meie kodulehele veel küsimuste-vastuste näol, kus te saate siis omale meelepärase vastuse leida. Ja mina soovin teile ilusat päeva jätku, tänan osalemast ja kaasa mõtlemast ja jälgige ikka meie võrgulehte ja Facebooki, sest seal me oleme kõige operatiivse teavega alati kättesaadaval. Suur tänu teile!